kes seal on? No kes seal on? Külaline. Täna siin, homme seal, oodatakse mind, aga Maia linna serval. Nüüd juba iga päev, nüüd juba iga päev, nüüd juba iga päev. Suur suvi on väljas ja ongi hea. Äkki lahvatas too juulikuu päike nii rõõmsalt särama. Kui linnaäärsed rohumaad silmitseda, siis jääbki lausa põua mulje juba. Kui ei teaks eelmiste väheste aastate kogemusi, ei usukski, et juba kollakaks tõmbunud rohukamar esimese vihmahoo tulekul kohe roheliseks kosub. Ja pea need vihmadki peale ei tule. Aga seni paistab päike. On juuli keskpaik, on Kuku Raadio see päev, kus stuudios külalisi võõrustatakse. Täna küll täpsemalt üht. Peituse mängu oleme mõni aeg tagasi juba kõrvale jätnud, arvame, et kuulaja võiks juba ette teada, kellega täna jutuks läheb. Ja eeldatavasti on tänase külalise nimi ka kusagil ilmsiks tulnudki. Niisiis, minu kõrval istub, loen praegu ühest raamatust tema nime taga olevaid eesliiteid. Paavstliku Akadeemia doktorant, Eesti Humanitaarinstituudi kolleegiumi liige ja õppejõud, Eesti Dante Alighieri seltsi president Einar Laigna. Tere! Tervist! Äsja toodud informatsioon kuulub juba minevikku. Vahepeal on palju aega mööda läinud ja elu on toonud kaasa kõiksuguseid muutusi, millede sees me elame. Ja ma alguses ütleksingi 2 sisse juhatavat mõtet. Üks on see, et aja tajumine igavikus ja kiirus, millega kõik see, mis tänani põrutavalt tähtis on, kaob halastamatult ja tolmub minevikku ja muutub olematuks. See, mida me tänapäeval unustame ja arvame ekslikult, et see ajahetk, mis meie käes on, et see on midagi püsivat ja midagi ainulaadset ja midagi eriliselt väärtuslikku võrreldes minevikuga. Nii et selles plaanis on väga suured muudatused toimunud ja saate alguses ma tahaksin tähelepanu juhtida ühele olulisele fenomeenile meie elus, mis väga palju tekitab elus arusaamatusi ja müra. Ka tänase raadiosaate suhtes ma tahaksin selles suhtes hoiatada, et sellest saatest, nagu ma saate alguses küsisin, jääb lind stuudiosse. Ja palun lugupeetud raadiokuulajatel mitte lasta enda juures toimida niisugusel kujutlusvõime ja keelelisel veal, et minu jutust võetakse mõningaid sõnu ja nendest sõnadest tehakse oma jutt valmis. Neid juhuseid on olnud, seetõttu see hoiatus saate alguses ei ole sugugi üle pingutatud ja ma olen kuulnud väga nii inimestelt, kellede ühiskondlik positsioon ja haridustase eeldaksid, et enam nii ei tehta, kuid nii tehakse, et öeldakse. Ma kuulsin, et keegi oli öelnud kellegile, kes olevat kuulnud, et kellegile olevat öeldud, et mina olevat öelnud, et. Ja pahandus lõppes sellega, et asjast huvitatud üliõpilased läksid, tõid raadiost selle lindi koopia ja siis selgus küsimus ära ja oli küsimus lahendatud. Aga kuulujutte tehakse meil väga ohtralt, väga aplalt ja tavaline süsteem on see, et võetakse jutust 2-3 sõna. Need on tavaliselt sõnad, mis lülituvad inimese kujutlusvõime ja emotsioonide maailma eriti tugevalt. Nad kutsuvad seal esile uusi emotsioone ja sundressaate ja siis juba nendest sõnadest formuleeritakse täiesti uus mõte, lihtsustatud, primitiviseeritud, antakse teine tähendus ja siis hakatakse sellega võitlema ja julgetakse veel öelda, et aga vaat see ja see inimene ütles nii. Ja seetõttu ma olen sunnitud meelde tuletama, ma olen terve elu peaaegu elanud tänu õnnelikele võimalustele meditatiivset õpetlase elu
ja ma olen aastakümneid töötanud pikad päevad ja ööd kirjutatud tekstide kallal ja uurinud ja analüüsinud tekste, kontseptuaalseid tekste, dogmaatilisi tekste. Nendes kirjutatud tekstides on ääretult tähtis üksiksõna tähendus ja üksiksõna tähendus antud semantilise välja raamides. Seega ma väga korrektselt kõnelen, formuleerin asju väga täpselt ja kasutan tihti väga pikki lauseid, põim, kiil ja rindlauseid. Aga ma olen märganud, et tänapäeval keelekultuur on niivõrd masendavalt langenud, et inimesed ei ole võimelised niisugust keelt jälgima. Ma olen harjunud teaduslike raamatutega ja sakslased kirjutavad lauseid, mis on lehekülje pikkused peenes tekstis. Aga inimene, kes loeb ainult lehti ja kelle maksimaalne lause koosneb 5 või 7 sõnast, ta ei ole võimeline jälgima seda. Ja siis ta primitiviseerib minu pika ja suure mõtte ära, mis moodustab terviku, tükeldab selle ära mingiteks niisugusteks videoklippideks, hästi primitiivseteks ja nad ei mõtle isegi sellele, et ma ei saa niisugusi rumalusi öelda. Minu suhu ei saa niisugusi rumalusi panna. Inimene, kes eluaeg on tänu Stagna ajale, mis sundis mind meditatiivsesse ellu, et minule saaks omistada seda kaasaja primitiivset keelt, mis koosneb üksikutest sõnadest. Nii et alus ja öeldis ja sihitis ja punkt. Et nii ei saa. Ja seetõttu ma arvan, see juba pikale veniv hoiatus saate alguses on täiesti asjakohane. Siia juurde kuuluks veel üks tähtis tähelepanek. Ma tegin katse üliõpilastele, kes alustasid teoloogia kursust humanitaarinstituudis. Ja andsin esimese kursuse üliõpilastele täita 2 leheküljelisel paberil ette antud küsimustele anda vastused. Ja ainult üks inimene oli võimeline vastama sõnade tähendust, aga see üliõpilane oli juba minu kooli 3 aastat saanud. Teised, mitte ükski üliõpilasteed alustades ei olnud võimelised defineerima mõisteid. Demokraatia. Ei olnud võimeline defineerima elementaarseid mõisteid, mida me igapäevases elus ohtralt ja täie veendumusega tarvitame. Mitte ükski ei teadnud humanismi definitsiooni. Keegi ei teadnud, mis on kuningriik või mis on türannia või kõik oli üks suur segapudrukapsad. Ei ühtegi definitsiooni. Järeldus. Inimesed keskkooli lõpetamisel räägivad, kuid nad ei tea, millest nad räägivad. Ja selle tõttu on täiesti selge, et need sõnad tähendavad eri inimestele absoluutselt erinevaid asju. Hispaanlasele sõna demokraatia on täiesti muu kui ameeriklasele ja täiesti muu kui šveitslasele ja täiesti muu kui eestlasele. Ja kui me ei selgita selle sõna täpset ajaloolist tausta ja konkreetset tähendust antud kultuuritüübis, antud kultuuri juures, sellest ei tule midagi välja. Ja see keeleline müra on minu tähelepanekutel põhiline, mis segab ja tekitab arusaamatusi meie igapäevases elus. Näiteks veel üks näide selle juurde, see on oluline küsimus. Küsitakse inimese käest, kas see on olemas või ei ole olemas ja inimene vastab, just nagu põhimõtteliselt on. Ja see, kellele see öeldi, käratas peale, on või ei ole. Saab ainult vastus olla, ja või ei. Aga mitte, et põhimõtteliselt on. Just nagu on. Ja nüüd pange tähele inimeste juttu igapäevases elus. Kui tihti nad tarvitavad sõna nagu, mis tähendab eesti keeles võrdlemist. Et see on just nagu see, sest neil on mingid sarnasused, on nii. Aga meie räägime ebalevat keelt. Just nagu tulin tööle, ja siis nagu, ta on nagu mu ema või niisugune ebamäärane segane jutt. Kus sa käisid siin ja seal, mis sa tegid ühte ja teist? Mis keel see on? See on perverssus. See näitab, et enam inimene ei ole võimeline mõtlema. Ta on täiesti kaotanud mõtlemisvõime ja formuleerimisvõime. Ta kasutab mingit niisugust udust, ebamäärast keelt ja ma tean, kus selle päritolu on. Stagna aeg tõi kaasa selle, et pidi pidevalt maskeerima,
ja valetama. Pidevalt oli oht, et aga äkki see, mis ma tegin, oli paha, siis muutus kogu jutt just naguks. Läksin just nagu tööle ja siis ma nagu, kõik oli kahtlev. Ja seal on ka ilmselt tugev soome-ugri see kahtluse element juures ja konkreetsuse puudumine. Ja Pärnu praost kõrgesti austatud Andres Põder ütles mulle kord nii, et Einar, et sind ei saa sallida, sest kas sa ei saa aru, et eestlased ei salli inimest, kes on konkreetne, selge ja vitaalne. Et eestlasele meeldib niisugune udune jutt, et udujuttu peetakse targaks. Kui midagi on konkreetne ja selge, siis öeldakse, et see ei ole tark inimene. Aga et tark on see inimene, kelle jutt on hästi umbmäärane, hästi segane, see peab jätma mulje siis niisugusest ääretust kõike hõlmavusest, kus inimene maailma kõiksuses ujub laiali valgunult niimoodi ja siis ütleb, et see on kõik nii suur, et sellest ei saa keeldi rääkida. Kui me elame inimeste maailmas, kus tarvitame keelt, siis peab keele küsimuses olema ääretult täpne ja korrektne. Sest keelest ja sõnade tarvitamisest oleneb nende tähendus ja meie kuritarvitamisest nende väärtähendus ja ühtlasi ka kuritegu teise inimese vastu, kelle sõnu ja mõtteid me siis moonutame. Nii et selle kogemuse põhjal, mis mul seni on raadiosaadete ja loengute põhjal, kus täiesti absurdseid tõlgendusi mu sõnadest on tehtud, ma olen sunnitud niimoodi hoiatama. Ma toon veel ühe pisikese näite ja sellega lõpetan selle teema. Ma olin ohvitseri mundris loengutel humanitaarinstituudis ja mind vallandati sealt korra või taheti mundri pärast, et humanitaarinstituut ja sõjaväemunder ei sobivad kokku. Üliõpilased nõudsid mind tagasi ja mina ütlesin, et see on Eesti ohvitseri mundri solvamine, mis peaks huvitama peastaabi juristi. Ja et sellele võib tulla siis ka sõjaväepoolne niisugune reageering sellele asjale. Ja sellest tehti kuulu jutt, et ma olevat lubanud kõik maha lasta. Vaat niimoodi toimivad inimesed. Niimoodi väänatakse su sõnu. Ma ei ole nii rumal, et ma selles inimeste maailmas, kus ma tean, et on ka pahatahtlikkust, ütleksin sellise asja. Või kui ma ütlen, siis ma ütlen selle kellegi tsitaadina hoopis teises vormis. Nii et millegi pärast tahetakse mind rumalaks teha ja panna minu suhu primitiivsusi, mis on võimatud mul. Ma ei ole nii rumal, et ma nii primitiivseid asju niimoodi ütleksin. Ma võin kas või Stalinit tsiteerida nii, ütleme, kuidas seda nimetatakse, musta huumori liinis, et nagu isa Jossif ütles, ei ole inimest, ei ole probleemi ja igaüks saab aru, mis mõttes ja kuidas see on öeldud. Aga pahatahtlike meelevaldsete tõlgitsuste tegemise hoiatus on omal kohal. Tänan teid, härra Laigna, hoiatuste eest. Edaspidi püüan ka oma küsimused esitada võimalikult konkreetses vormis, ilma ühegi kahtluse, kõhkluse ja nagu sõnadeta. Neist esimene oleks selline. Kes te olete, Einar Laigna? See küsimus tuleks esitada Jumalale, ainult Jumal teab, kes on inimene. Inimene on suur saladus ja me sisaldame endas niivõrd palju, niivõrd rikkalikult. Inimolendis on niivõrd suured äärmused olemas, et kristlik inimese kontseptsioon näiteks just selle tõttu mulle eriliselt meeldib, et arvesse võttes, mis jõud kõik inimeses on. Ohtlikud jõud, elu hävitavad jõud, kurjuse jõud, kuid meis on ka positiivne püüdlus. Meis on kõik need poolused olemas. Siis kristlikus kontseptsioonis on inimese loomulik isik, loomulik inimene, naturaalne, homo naturalis, on pandud ideaali alla. Ja enese allutamine toimub ideaalile kasutades mõistust ja teadmist ja vaba tahet. 4. element on vastutus, mis järgneb sellele. Seega on minule väga ahvatev kristlikus inimese kontseptsioonis mõistus, mida peab treenima, mis peab olema tugev ja mida peab tarvitama. Teadmine, mida ma mõistuse abil ja vaba tahte abil viin ellu.
Ja kui ma tahte ja teadmisega ja mõistusega allutan selle metsiku ja homo naturaalise, naturaalse inimese tungid ja suudan neid valitseda, siis see on juba suur saavutus. Me alati ei suuda, me pidevalt eksime. Ja selles ongi see patutunnetuse mõiste kristlikus usus, et võrreldes ideaaliga palju ma olen jälle eksinud. Seega on võrreldav kristlus rekordspordiga, mida ma olen hirmsalt teinud palju aastaid ja kohutava andumusega. See tähendab teostada enda juures tahtega ja harjutustega ideaali. Püüda mingi ideaali poole. Nooruses mul oli ideaaliks hellenistlikust kultuurist Platon, filosoof. Plato tähendas laiaõlgset ja ühtlasi filosoofi. See tähendab kodanik, atleet, filosoof. Ja Kristuseni ma jõudsin hiljem, sest hellenistliku kultuuri kontseptsiooni raamides isiksusel olid teravad puudujäägid, mida mina kui kristlikus kultuurkonnas kasvanud inimene hakkasin õige ruttu tajuma. Et see hellenistlik kontseptsioon ei rahulda enam, seal on olulised fragmendid puudu selles täiuslikus kontseptsioonis, mida endast kujutab kultuuris siis Kristuse kui inimese kontseptsioon, kui universaalse inimese kontseptsioon kultuuri jaoks. Ja selle tõttu ma ei taha, et Kristusest, mis on minu jaoks ühelt poolt selge, dogmaatiline, formuleeritud ja viimse konsekventsini viimistletud õpetus isiksusest, et sellest tehakse niisugune emotsionaalne jeesukene, kelle üle pisaraid valatakse. Nii, et vastusena lõpptulemusena, kes ma olen, kui ma seda ise täpselt teaks. Inimisik on niivõrd äraaimamatu ja niivõrd mõõdetamatu, et inimeses on kõik sügavused. Ja võib-olla see, mis sõnadega pole võimalik öelda, väljendub muusikas ja spetsiaalselt ma seetõttu valisin tänase saate muusikaks näilised nii erinevast maailmast pärit helindid või ütleksime nii erinevaid maailmu esindavad muusikaliigid nagu Richard Wagner ja Gregoriani koraal. Ja võib-olla mõni võib küsida, et miks on need kaks muusikat saates koos, aga selle tõttu, et iga inimese hinges, ja siin ei ole mingi enesepaljastusega tegemist, see on üldiselt, me teame, et inimene on niisugune inimolend, on iga inimese hinges kaks, ütleme sügavik ja kõrgus või põrgu ja taevas või ükskõik, kuidas me nimetame. Ja inimene on selle kahe vahele niimoodi tõmmatud siis pingule nagu pillikeel ja kudapidi ta siis heliseb ja kudapidi ta katkeb see keel või nii, et küsimus on väga, ma ei ütle, et see oleks mõttetu küsimus, see on ülimalt tähtis küsimus, aga sellele vastust ma ei ole suuteline andma. Me ei tunne ennast nii põhjalikult ja me ei ole kogenud elus kõiki niisugusi situatsioone, kus tuleks välja, mis meie sees veel on. Sellega seoses näiteks selle sama elulugude või intervjuude, Luhaääre intervjuude kogumikus, kui ma lugesin, see oli Gunnar Aarma intervjuud, siis mul tekkis kadedus ja aukartus, sest ma taipasin, selle inimese elus on niisugused kogemused, mida mul ei ole olnud. Ja selle kogemuse võrra on sellel inimesel niisugused arusaamad ja enesetundmise küljed ja tal on niisugused kogemused, mis on teda sellises olukorras proovinud, mis teistel ei ole, kes ei ole surma mõistetud olnud, kes ei ole oodanud kuude viisi kongis seda ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas ma saan üldse inimest, kellel on niivõrd erinev kogemus, mida mul pole olnud? Ja me oleme enamasti oma elus niisugused, et me räägime väga enesekindlalt teatud asjadest, aga me ei ole kogenud situatsiooni. Kui me näeme filmis, et keegi läheb paanikasse, meil esimene mõte on, no mina ei läheks. Aga kui me ise oleme elus, mina kord sattusin olukorda, kus toas plahvatas bensiin ja olin leekide keskel. Šokk, täielik šokk. See šokk ei kestnud kaua. Tagantjärele tundub, et see oli igaviku pikkune. Aga see oli suur kogemus, mis tegi mind viisakamaks ja alandlikumaks, ma taipasin.
kuni sul ei ole kogemust, sa ei tea, kuidas sa käitud. Ja siis hakka selles lõpuks mõistus tööle külmalt, mis tuleb teha, et seda tuld kustutada. Kuid tavaliselt võib tulešokk olla niivõrd, ütleme, see lühike aeg on piisavalt pikk, et juba jõuab ära põleda. Ja vaat see on ainult üks väike näide sellest, kui ettevaatlikud me peame olema. Me oleme filmidest rikutud, me arvame, kui me vaatame kangelasi, et meie oleme niisugused ja kui mõni ebaõnnestub, siis mõtleme, mina juba nii ei teeks. Oi ja oi, olgem ettevaatlikud. Meil on nii palju kogemata ja lõpuks on meil kogemata surm. Mina jumal tänatud kogesin surma mingis mõttes väikse lapsena raske haiguse läbi ja seetõttu on tervele elule vajutatud sügav filosoofiline pitser, et ma lapsena puutusin surmaga kokku isiklikult. Ma ei tea, kui kauge piirini, seda inimene jälle ei või öelda, aga nii kauge piirini, et ma mingis mõttes olen lapsena surmast läbi käinud ja uuesti ellu tulnud. Ja teist korda oli see 40 eluaasta piiril ja need on olnud ülimalt väärtuslikud kogemused. Ilma kannatuse ja surma kogemuseta ei küpse inimene iialgi täiskasvanuks. Ja laste kasvatus peaks sisse tooma selle, et me puutume kokku matustega, surmaga, et surma realiteet oleks maast madalast inimestel teadvuses. Ilma selleta me ei ole täisväärtuslikud isikud ega inimesed. Inimese kohustus on teada, et tal tuleb lõpp. Sellisel kujul, nagu ta praegu siin on. Kas surm on lõpp? Loomulikult mitte. Aga mis on surma taga, sellest ma jälle ei saa kogemuslikult rääkida. Aga minu kõige kindlam veendumus siiski ka vähese isikliku kogemuse põhjal on. Elu ei saa olla elu, kui surm oleks lõpp. Vaid surm on ainult elus aste, väga oluline aste, väga tähtis aste, millega seoses toimub ühe olemisviisi täielik eitamine. See on suur loobumine ja selleks loobumiseks tuleb kultuuris inimest kasvatada, selleks, et ta oleks küps kõrgema väärtuse elu elamiseks. Elu ei ole ainult bioloogiliselt nähtav elu, mis lõpeb sellega, et inimene sureb ja läheb mulda ja kõik. Mis on siis elu? Vaat meie ei tea täpselt, need on asjad, mida me ei saa siin. Mul ei ole formuleeringuid taskus, ega saagi olla. On need kellelgi olemas teie arust? Ma arvan, et ei ole, aga ma ei tohi ka kindel olla. Ma ei ole kõik tark. Kust mina tean, mis maailmas kõik on? Kas te olete eestlane? Ja kui siis, kas te olete selle üle kunagi juurelnud, miks te just selle rahva esindajana sündisite? Jaa, see on olnud kaua aega minu elus väga oluline probleem, sest stagna ajal või ütleme okupatsiooni ajal pärast sõda aeg kuni siiani mul võib-olla minu äärmusliku iseloomu tõttu natukene, kes nii liiga rangelt asju on võtnud, ma samastasin kõik ühte patta, kõik, mis ei olnud täiesti valge, oli minu jaoks täiesti must. Ma nüüd saan aru, missuguseid vigu ma tegin. Kuid ma saan ka aru, et minu näol on väga vajalik fenomeen olemas Eesti kultuuri jaoks, sest niisugused üksikud peavad olema, kes mingit liini, mingit joont äärmuslikult ajavad. See on üks rikkus, kui meie ühises peres on erineva kogemusega inimesi. Ja mina arvasin, et ma olin kaua aega kosmopoliit ja see eestlust pakuti sellisel kujul, mis mulle oli vastuvõtmatu. Näiteks ma tegin niisuguse lapsiku tagantjärel vaadates otsuse, et kui Gustav Ernesaks oli suur Stalini preemia laureaat ja mis ta kõik oli, siis sellest minule aitas, et inimene täielikult maha kriipsutada. Ja tõde tõeks, alles viimasel nii 3 aastal ma olen tegelikult taibanud selle mehe hiigelosa eestluses, Eesti kultuuris, et ta tegelikult oli mees, kes kandis eestlust läbi nende aegade.
et nii rigoristlik ja nii äärmuslik ei saa olla, nagu ma olen minevikus palju olnud. Teisalt päästis see mind paljust ja ma isoleerisin enda niivõrd sellest ühiskonnast ja niivõrd täielikult, nii totaalselt, et mitte midagi ma sellest endale ligi ei lasknud. Minu teadvuses oli see vale, niisugune terra idiotae, lollide maa. Ja siin oli ka juures tugev ebasotsiaalne moment selle tõttu, et kogu sotsiaalsus oli minu jaoks kuritegelik. Järelikult kadus ära sotsiaalne häbi kuritegeliku hulga ees. Mõistate, mida see tähendab? Näiteks ma tundsin, et ma võin miljonile inimesele minna ja kuskilt kantslist või torni otsast hüüda alla, et te olete ainult üks rumal kari manipuleeritud lollisi. Ja mina mõtlen täiesti teistmoodi kui teie kõik. Enamus inimesi ei julge mõtelda iseseisvalt, nad sotsiaalsete olenditena alluvad sellele, nagu praegu peab. Kuidas praegu on? Aha, nüüd on nii, nüüd mõtleme kõik nii. Homme, kui olukord muutub, mõtleme teistmoodi. Need sotsiaalsed instinktid töötavad inimesel nii hästi kui halvasti. Kuid ühiskond vajab alati eraldi inimesi selleks, et säilitada teatud kultuuriväärtusi. Ja selle tõttu minu ekstreemsus selles küsimuses on olnud väga viljakas ja viimastel aastatel ma olen leidnud uuesti oma rahva. Ma armastan meeletult Eesti rahvast. Meeletult, valusalt. Mul on lausa füüsiliselt valus, kui ma näen, mis rumalusi ta teeb. Kui ma näen, kuidas ta hävitab oma elu, kui ma näen, kuidas laguneb perekond, kui ma näen, et Eesti naine ei taha sünnitada, et ei ole lapsi või et tulevik on ähmane selle tõttu, et eestlane ei oska kokku hoida ja et me ei oska võidelda oma õiguste eest, et mingi enesehävituse kummaline sisse kodeeritud jõud toimib eestlases. Kuhu on kadunud soome-ugri rahvad kõik? Mis on tal viga, et ta kaob ja eest ära läheb? Me tuleme selle küsimuse juurde kindlasti veel tagasi seoses teiste asjadega. Nii et mina olen tulnud tagasi ja leidnud oma rahva ja olen selle üle kohutavalt õnnelik. Inimene ilma rahvata, oma rahvata, ilma rahvustundeta, ilma rahvuskultuurita ei olegi õieti inimene, tal on juured puudu. Ja ma armastan meeletult Eesti rahva kultuuri ja samal ajal, kuna ma olen kasvanud saksa kõrgkultuuri hulgas. Ma olin ennem saksa kultuuri sain vana Tallinn, keskaeg, deutsche Musik, deutsche Philosophie, see on täiesti mu vere sees on see niisugune sakslus, saksa keele kõla, see on niisugune eriline muusika mulle, nad on mulle mõlemad kallid. Aga ma tunnen, et mu juured on nii võimsalt siin Eestimaa teatud looduse kohtades, et kui ma Roomas olin 6 aega olnud, esimene pääsemine välja 88 olin Roomas ja mõtlesin, ma olen eluaeg unistanud, et saaks sealt Eestist minema ja siis Roomas istusin raudteejaamas ja mõtlesin, kas ma tõesti lähen Eestisse nüüd tagasi, et ma ju nüüd sain sealt minema. Ja ma tundsin, et minu südamest läks niisugune terastross, verine terastross, Põhja-Eesti jõgede kallastesse, Eesti metsadesse, mere äärde. Ja ma nägin, et seda trossi ei raiu iial keegi katki. Ja kui see raiuda, siis ma jooksen ise verest tühjaks. Ja need esimese kogemuse sellise sain Ararati mäejalamil Armeenias, kui ma elasin Horvi Rapi kloostris tükk aega ja mõtlesin, et nüüd on mul paradiis käes. Ma näen seda mäge, ma mediteerin, ma olen kloostris. Ja ühel päeval hakkas niisugune nostalgia Eesti maa järgi ja see tuli nii äkki peale, et ma tundsin, ma hakkan Roomates minema. Paanika tekkis. Ma läksin täiesti paanikasse. Saaks ainult ruttu Eestisse. Millal läheb buss Jerevanni? Lennuk millal läheb? See oli peaaegu nii, et põles käes kõik. Ja see oli kummalisel kombel tekkis äkki, nagu mingi mõõt sai ühel hetkel täis. Nii et need on väga salajased asjad. Inimene võib sugereerida endale, et ta ei tunne seda rahvast ja ei taha tast midagi kuulda ja et ma polegi eestlane. Ja ühel päeval ei pea vasta ja oled rohkem kui teised. Nii et ma olen eestlane läbinisti, aga eestlases on kindlasti ka keskajast pärit saksa kõrgkultuuri, mõisakultuuri element. Meie eestlased oleme siiski teisipidi väga saksikud, mitte halvas mõttes, mitte kadaklikus mõttes.
mingi väga hea saksa kvaliteet on vastuvaidlematult meie kvaliteet ja ma olen veendunud selles, et see soome-ugri müüt on suuresti kunstlik. Meis on 2 elementi ja 2 vastuolu, germaani ja siis soome-ugriliku elemendi. Aga paratamatult reaalne eestlane moodustub nendest 2. Me ei ole puhas soome-ugri. Meil on puhtaid soome-ugrilasi ja meil on puhast germaani tüüpi. Ma arvan, meie riiklus püsib siiski enam germaani tüübil. See on ääretult pikk teema, ma olen seda terve elu sellega tegelenud, uurinud seda, mõtelnud läbi iseenda. Nii et ma arvan, et vastus, olen ma eestlane, kahtlemata olen ja olen uhke. Jätkame siit külalistuudiost praegu kõnelust tänase külalise härra Einar Laignaga. Hiljuti oli jutt sellest, kuivõrd on härra Laigna eestlane ja nagu selgus jutust ta seda tõepoolest on. Lubage teile veel siis mõniteist küsimust esitada. Iseasi, kas me saame läbi arutada või teie vastused kuulda kõigil neil teemadel, millest me ennist kokku leppisime, sest kokku me tõepoolest leppisime, aga vähemasti loodame seda. Härra Laigna, kas te kedagi tapnud olete? Väike paus on kindlasti juba pannud mõned mõtlema, et ma loetlen mõttes, palju neid on. Nali naljaks, selles mõttes otseselt mitte kedagi sääski notin küll, kui need tulevad verd imema, sest et ma ei poolda niisugust masohistlikku maailmavaadet, mille kohaselt vägivallatus tähendab seda, et kui sääsk tuleb verd imema, siis tuleb tal lasta seda teha. Ma jälestan igat liiki teise vere imemist ja sellest elamist, olgu see siis sääsk, liiakasu võtmine või ükskõik missugune parasiteerimine, ehk nagu seda ilusti öeldi, ühe inimese ekspluateerimine teise poolt ja töörahva vere imemine ja see võib praegu kõlada nii anakronismina, kuid keskaja kultuuris kõige vastikum inimene oli liiakasuvõtja, kes igal juhul läks põrgu, teine oli jurist, kellel oli ka enam-vähem kindel sinna minek. Ühesõnaga need ametid olid keskaja kultuuris taunitud kõige patustemana ja kõige hullematena. Küsimus tapmisest on tõsine küsimus, sest tapmine on väga avar mõiste. Sinna juurde kuulub nii palju asju, et kui avarast mõistest lähtuda, siis terve elu põhineb ohvril. Kõik see, mis me sööme ja tänu millele meie keha on elus, on ju lõppude lõpuks ka tapmine. Iga hingetõmme on kellegi surm, millest me elame. Nii et avaras mõttes ma leian, on kasulik, kui inimene on teadlik, et ta elab ohvrist, et ta mõrvab kedagi, et ta tapab kedagi ja et ta elab kellestki teisest. See peab meid tegema alandlikuks ja tänulikuks selle looduse osa suhtes, kes ohverdub või keda me ise ohverdame selleks, et elada. Kas ta ongi loodud selleks, et meile ohverdada ennast? Väga raske küsimus jälle. Paistab, et on meil õigus, muidu me ei ela, aga sellega peaks kaasnema ka meelsus. Me ei tohi olla kõik õgivad hävitajad, vaid sellega peab kaasnema tänutunne ja minu arvates vanadest aegadest söögipalve ja söögi lõpul tänupalve ongi üks selle teadvuselemendi avalikustamine, et me kõik oleme sellest teadlikud. Tänuga vastu võtta, jagada teistega ja see niisugune söögipalve mõte on selles. Ohver on vastu võetud. Me elame kellestki teisest.
See on terve elustiil, see on terve omaette kultuuri hoiak. Mitte, et see on loomulik, et me kõike võtame ja õgime. Ja väga niisugune nukker pilt jääb, kui näiteks turul lihaosakond läbi käia, siis ma mõtlesin, et oma sõber Kelami võiks karistuseks näiteks panna tunniks ajaks sinna seisma. Me oleme selle üle nii ironiseerinud teinekord, et Kelamit sunnime sööma. Ta on mu vana sõber, sellepärast ma ei pila teda, ma austan teda tema taimtoitluse pärast, aga siis ma saan aru, et taimtoitlus on õige või vähemalt taimtoitluse raamides teostuv ohverdamine on natuke teist moodi ja teist laadi. Kas taime tapmine on väiksem mõrv? Seda ei saa ma ka öelda. Mulle tundub nende inimeste väidete alusel, kes on ilmselt selles asja tundlikumad kui mina. Ma olen kasvatanud kaktusi ja ma tean, et kaktused, kui nad olid mul laua peal ja kui ma mediteerides ja raamatuid lugedes ja töötades laua peal neid kaktusi rääkisin nendega ja armastasin neid ja niimoodi niisugune eriline suhe oli nendega, siis kaktused kasvasid mitte aknavalguse poole, vaid pöörasid ennast minu poole. Ja lilled samuti ja see oli mulle vapustav kogemus, millest ma sain aru, et armastus on niivõrd erilaadne ja niivõrd eriline ja niivõrd kõrge, et olenemata inimese kvaliteedist armastus ise objektiivselt on tunnetatav ja tajutav kõikide olendite poolt. Ja öised külalised nagu ööliblikad, kes lendasid aknast sisse raamatu lehele, kui ma ööse lugesin, nende käitumine, kui neid ma hakkasin hellitlema juttudega ja niimoodi tundsin tõsist huvi ja armastust selle ööliblika vastu ja suurendusklaasiga vaatasin teda, siis ma olen küll päris veendunud, et ta tajus seda, sest ta hakkas raamatu lehe peal edasi-tagasi käima, kekkutama, ta sõna otseses mõttes koketteeris. Ta ujus selles minu niisuguse siira armastuse pilve sees. Ja peetagu seda juttu napakaks või mitte, aga armastus on see kanal, millega saab loomade ja putukate ja taimede ja kõikidega kummalisel viisil suhelda ja nad reageerivad selle peale. Eelkõige inimestega. No ja muidugi inimesega on kõige raskem, aga eelkõige inimestega peaks see olema. See vist on üks asi, millest kõige rohkem praegu maailmas puudu on. No kahtlemata, ma ei ütle maailmas, ma ütlen meil ja kui veel täpsemalt öelda, siis tuleks öelda minul, kui päris aus olla, sest et maailma hädad ei ole mitte ainult meist väljapool, nad on meie enda sees täpselt samamoodi. See on üks osa meie enese teadvusest kristlikus kultuuris, et me viga näeme iseendas. Mitte ainult teistes. See tähendab, peaksime nägema, aga ei näe. Ja näiteks mulle on öeldud, et ma olen konfliktne inimene, aga kas Kristus ei olnud konfliktne? Nüüd teine asi, kui on konflikt, kas see on alati ainult ühe inimese süü, aga äkki on hoopis teine pool konfliktne, eks? Nii et siin on jälle mille üle mõtelda. Võib ka olla, et mõlemad pooled on süü. Ja, kõik maailm on väga keeruline ja teinekord on tõesti ainult üks pool süüdi. Aga kas see on just see üks pool, äkki on hoopis teine pool? Nii et see egotsentristlik mõtlemine on ikka väga-väga levinud. Ja selle koha pealt peab inimene ennast pidevalt korrigeerima ja kontrollima. Aga ma olen tähele pannud, et sellise käitumise puhul sa ka ehmatad teisi, sest olles enesekriitiline, ehmatab teine inimene ära, et kui ta oma iseendaga nii käitub, mis ta siis veel minuga teeb. Laseb jalga su juurest hirmuga. Nii et tapmise küsimus on tõsine küsimus, selle üle inimene peab mõtlema ja kui mõni väidab kindlalt, et tema ei ole iialgi tapnud, siis ma selle illustratsiooniks tooksin ühe ilusa näite sellest, kuidas üks inimene läks pihile. Ta oli tapnud inimese ja tahtis pihtida ja läks siis ühe lahkusulise jutlustaja juurde. See lahkusuline jutlustaja ütles, et häbemata niisugune mõrtsukas koletis, ma kutsun politsei. Häbi sul ei ole, katsu, et sa kaod mu silmist. Mees põgenes ära. Läks siis see lugu pärineb Inglismaalt. Läks siis Inglise, lõpuks oli mitmed kõik läbi käinud, igalt poolt kihutati minema selle jutuga ja kõige lõpuks läheb katoliku preestri juurde. Ja preester siis ütleb, et isa, ma tapsin inimese. Preester on vait.
ta ütleb uuesti, ma tapsin inimese. Ja preester lõpuks küsib, et mitu mu poeg. Ja selles vastuses sisaldub see teadmine, et tapmine on palju avaram mõiste kui kellegi otsene füüsilise elu kustutamine. Nii et võib oma mõtetes tappa ja see võib inimese ära rikkuda seest poolt ja talle luua juba niisuguse eelvalmisoleku või eelsoodumuse. Nii et kasulik on ka oma sisimas siiski hoiduda nendest mahalöömise mõtetest või neid talitseda endas ja kontrollida. Paratamatult meie kõnekäändki on üks, ma löön su maha, eks. Iga tühja asja pärast. Kaukaasias on nii palav laste armastus perekonnas, et tavaline jutt läbi päeva, mis on ema korda mööda oma lastele ütleb, ohte mu kallikesed, ohte mu kullakesed, ohte mu kallikesed ja siis, kui lapsed on tüdinud sellest ülepakutud armastusest ja tõrjuvad ema, siis ema vihastab ja siis tuleb vastand. Ja vastand on siis kohe see, et lubab oma lastel kõrid läbi lõigata. Seal on suured äärmused. Ja see üldse, see on väsitav meile seal päev otsa Kaukaasia perekonnas kuulda seda niisugust äärmuste vahel kõikumist. Üliarmastus ja kõride läbi lõikamine. Aga seda ei võta tõsiselt keegi, need on niisugused äärmuslikud kõnevormid, ega keegi selle pärast seda tegema ei lähe. Te olete mediteeriv inimene. Öelge, kas pikkade aastate jooksul, samal ajal kui te tagasi vaatasite inimkonna käidud teele, oli ka neid hetke, millal te ette vaatasite edasi, ütleme siis tulevikku. Ja kui siis, kas teil kangastus ette kõik see, kus te praegu sellisel hetkel olete? Ja kui siis, kas teil kangastub praegu ka järgmine etapp sellest, mis kõigil meil veel ees on? Tuleviku ennustamine on Euroopa kultuuritraditsioonis tähendab keelatud. Ja ta oli keelatud selle tõttu, et oli keelatud vale ennustamine. Kuna inimesel ei ole kindlust ennustuse tõepärasus, siis sundis see erilisele ettevaatlusele üldse tuleviku ennustuste suhtes. Võtame niisugused kuulsad nimed nagu Nostradamus ja Nostradamuse ennustused ja paljud teised. Eesti on piisavalt rikas prohvetitest, Järve Jaan, üks näide ja siis enne sõda oli Reits siin. Eestis on tõeline prohvetlus ja nende prohvetite ennustused on täitunud seni kõik. Ja ma ei kahtle selles, et need ka edaspidi täituvad ja mind teeb murelikuks nende ennustused, Eesti saab vabaks, kuid ei oska oma vabadust kasutada. Ja et see praegune vabadus on üürike. Et me mängime selle ise käest maha ja läheme enesehävituse teele. Siin tulevad kõik niisugused suured küsimused kokku, mis puudutavad teoloogiat. Ja ajaloolasena see tähendab, kes teoloogina, kes spetsialiseerus kiriku ajaloole ja keskaja kultuurile. Tekib inimesel, minul oli ta lapsest saadik kaasa sündinud andena võime niimoodi tuleviku sündmusi ette tajuda ja need on seni läinud kah väga täpselt täide. Ja selle tõttu ma väga kardan tuleviku pärast, aga selle tuleviku ennustamisega peab olema ettevaatlik. Ma tajun ja näen, aga ma tean ka, et tahte, teadmise ja mõistusega võib inimene muuta. Saatus ei ole paratamatu. Ma ei usu saatust, ma usun jumalikku providentsi, et see on ettenägevus, mida ma oma elus nii palju olen näinud. On see ettemääratus? See on teine sõna. Jumalik ettenägevus ei ole samastatav sõnaga saatus ega ettemääratus, see on midagi muud. See on lülitumine jumaliku maailma seaduste alla, kus siis asjad niimoodi jooksevad kokku ja seatakse korda ja kuri on välditav. Ja ma näen seda käsitöölisena, kes armastab käsitööd teha kas või sellest, et mul tuleb välja kõik ja mingi materjali tüki ma leian niivõrd täpse, et mul ei ole tihti vaja isegi seda enam töödelda, vaid ma leian täpses mõõdus materjali tüki. Ma lihtsalt leian selle.
Ja see on niisuguseks süsteemiks saanud, et kui ma midagi näiteks käsitöös teen, siis kõik, mis selleks vaja on, mulle lihtsalt tuleb ja ei tea, kust iseenesest kätte. Eks mõni tuleb ja kingib järsku või, aga ma saan selle. Sama asi puudutab raamatuid, haruldasi käsikirju, materjale. Mul on fantastilised materjalid ja käsikirjad ja raamatud, mis on ise leidnud mind, sest mul on neid vaja olnud. Ja mina nimetan seda tellimuse sisse andmiseks. Mul on tõsiselt vaja ühte haruldast raamatut, siis ma tean, ma saan selle. See on ainult aja küsimus. Ja see tuleb ise minu juurde. Või avaneb kanal, kust mina saan nende raamatute juurde, kus nad kõik kohe koos on. Raudne süsteem, vankumatu süsteem. Arvaku teised sellest, mis tahes, ma muigan selle peale. Minu juures toimib see süsteem. Mul on ainulaadne, võiks öelda, taoliste materjalide kogu või raamatukogu. Ja kõik, mis vaja, on niimoodi mulle kätte tulnud. Seega tulevik näiteks 70. aastatel ühes avalikus esinemises ma rääkisin ette selle, mis nüüd siin on toimunud. Ma eksisin ainult nii 1,5 aastaga olulise sündmuse osas, aga põhiliselt oli õige. Ma nägin ette kõik seda, mis siin tuleb. Ma teadsin, et see niimoodi tuleb, aga see, mis veel tuleb, see on veel süngem, mis tuleb. Ja see, kuhu maailm liigub, sellest ma ei taha muud rääkida, kui lugege sellest Peetruse kirjadest, Uuest Testamendist ja ilmutamise raamatust. Ja muidugi olgu inimesed ettevaatlikud meelevaldsete tõlgitsustega, aga mingit liberaalse kapitalismi ja tarbimisühiskonna paradiisi siin maailmas ei tule. See, mida siin praegu ette valmistatakse ülemaailmselt, see on niivõrd sünge, et need, kes on vanemad inimesed ja varsti ära surevad, võivad õnnelikud olla, aga mul on hirmu ängistus mõeldes noortele ja lastele, kes siin maailmas peaksid olema ja elama, kui ma mõtlen sellele, mis siin ees veel kõik on. Nii et see paradiisi unelm maa peal, et nüüd, kus kuri Nõukogude Liit musta värvi kokku kukkus ja siis lumivalge lääs nagu ingel särab, see on täiesti väärg ettekujutus. Vana testamendi professor Evald Saag on väga tabavalt ütelnud temale omasel viisil: Jumala joon läbib kiriku ja läbib miilitsa. See tähendab, osa miilitsat läheb taeva ja osa miilitsat läheb põrgu, osa kirikut läheb taeva, osa kirikut läheb põrgu. Jumala joon on teine kui see nähtav joon, mis maailmas on. Aga need tulevikuvisioonid võiks praegu hoopis teistmoodi väljendudes öelda ja nimelt. Kui üks kultuurkond loobub oma ajaloolistest 1000 aastat ja 1500 aastat ja 2 ja rohkem kestnud kultuuritraditsioonist ja läheb täiesti teistele elualustele, siis tähendab see kogu elu üldist lagunemist. Võtame edasi, missugustel rahvastel maailmas on tulevikku. Nendel rahvastel, kellel on ühtne ideoloogia, ühtne religioon, kes on ühendatud vaimselt ühtse printsiibi alla, kes ei ole lõhestatud eri igasugusteks vooludeks. Saame ainult 2 suurust. See on islam ja Hiina. Mis iseloomustab neid? Tugev perekond ja suur sigivus. Edasi mõtelge ise, ei ole vaja olla eriline geenius ega fantasöör, et lähituleviku perspektiive näha. Või mis saab Eesti rahvast, kui Eesti perekond laguneb, kui Eesti naine ei sünnita lapsi, kui meil teatud printsiibid on elus segamini. Mõelgem siis sellest praegu pisut edasi, kuni järgmise täistunnini kutsume appi siia veel ühe isiksuse ja see on Wagner.
kes seal on? No kes seal on? Külaline. Täna siin, homme seal. Oodatakse mind, aga Maia linna serval. Nüüd juba iga päev, nüüd juba iga päev, nüüd juba iga päev. Te kuulete Kuku raadiot, külalistuudiot. Tänaseks külaliseks on Einar Laigna. Jätkub meie vestluse teine tund. Erinevalt eelmisest olete ka teie, kallid kuulajad, kutsutud nüüd meie külalistundi kas või küsijate näol numbril 602-168. Olge head, teil on võimalus meie stuudiosse helistada ja esitada küsimusi härra Einar Laignale. Meie läheme praegu seni oma jutuga siin edasi. Härra Laigna, lugedes teda sama brošüüri, kus teiste meeste kõrval ka teie oma mõtetega olete esindatud, imestasin ma ühe lõigu üle, sest terve artikkel oli üsna aupakliku ja aukartust äratavat filosoofiat täis kõige paremas mõttes, kus te üsna pikalt rääkisite kassist. Mis sa salata enda kassist? Ma küsin, kas ta on teil ikka veel kodus olemas ja kas te endiselt olete arvamusel, et ka toda juttu ja intervjuud, mida härra Luhaäär teiega tegi, jälgis kass teadja silmadega, arusaaja silmadega ja kas teil on endiselt arvamus, et kass sai teist aru ja saab siiani? Jutt kassist seal on täiesti tõsine. Seal ei ole vähematki niisugust huumorijoont juures. Kõigepealt inimese suhe teistsuguste olenditega. Ja ma olen lapsest saadik maal elanud palju ja väikse lapsena loomade seltsis. Loomad on olnud loomulikud elukaaslased ja maa ühiskonnas loom oli tavaliselt perekonnaliikme staatuses. Tal oli nimi ja tal oli oma kindel koht ja teda koheldi vastavalt. See on omaette väga pikk teema talupoja kultuuris, mismoodi looma koheldi. Ja linna inimesel muidugi on võimalused väga väikesed, need piirduvad tavaliselt siis linna tingimustes peetavate loomadega. Ja mis seal salata, siis on koerinimesed ja kassinimesed. Ma ei taha midagi öelda paha koerte kohta ega nende inimeste kohta, kes koeri eelistavad. Mul omal maal lapsena koerad olid rohkem lemmikud kui kassid, kes olid minu jaoks siis lihtsalt liiga mõistetamatud ja tabamatud ja salapärased. Alles hiljem ma olen ise arenedes ja kujunedes taibanud, mis loom on kass või õigemini hakanud taipama. Ja kahtlemata on kassi näol antud inimesele eriline võimalus suhelda loomaga, kelle kesknärvisüsteem minu arvates on isegi tugevam kui inimesel. See on arukordne olend ja kui kassi kohelda isiksusena ja osutada talle seda austust, mida kass isiksusena ootab ja ääretult sõltumatu isiksusena, siis kass tõepoolest näitab endast inimesele selliseid külgi, mida ta tavaliselt ei näita. Kas ta jutleb ka teiega omamoodi? Ta saab kõik aru, mis ma räägin, ta saab aru põhiliselt tonaalsusest ja ma ei saa teda petta näiteks, kui ma teesklen tonaalsust, ta saab sellest kohe aru. See on niivõrd peen kuulmine, mis eristab niivõrd peenelt, mida ma mõtlen ja mis minu hääles on. Et loomade keele mõistmine ja loomade keelt rääkida oskamine, mina olen hakanud taipama, mis see on ja arvan, et mul vahel õnnestub see, et ma võin öelda, ma vist oskan ka mingil määral loomade keelt. See ei ole verbaalne keel, see on tonaalsuskeel ja teiseks on see absoluutselt ka ilma hääleta. See on niisugune vastastikune tajumine, sest mina näen, et kass loeb ka minu mõtted ära. Midagi pole teha.
ja samal ajal ta on võimeline sisendama mulle mõtteid. Ta tuleb ja lihtsalt puurib mulle selle mõtte pähe ja ma saan selle mõtte, mis temal on tarvis. Kas ainult teie või arvate, et inimesele on see üldse omane? Üldse inimesele omane. Piisab ennast ainult natukene harjutada selles suunas. Meis on kõik võimed olemas. Kui me satume vastavasse olukorda, harjutame, treenime ja kultiveerime neid võimeid, siis me oleme tegelikult kõik võlurid. Mitte ainult härra Gunnar Aarma, vaid iga inimene. Kas te leia, et te sellega mingil määral killustate ennast ja teie inimlikku armastust võiks jääda vähemaks, kui te oma suure osa tähelepanust annate loomale, kassile näiteks või kaktusele? Väga õige küsimus. Väga tihti siin maailmas ülepaisutatud looma armastus, mis ulatub niisuguse ilge narruseni peaaegu, on tunnistus sellest, et inimarmastuse ja inimsuhete valdkonnas on midagi korrast ära. Me teame väga hästi neid pilte kõik, Hitler lastega, Stalin lastega, kõik diktaatorid on hirmsasti pildistatud lastega, siis räägitakse nende suurest loomaarmastusest, kõik kuidas Lenin läks jahile ja ei saanud rebast lasta, tal oli liiga ilus saba, aga inimesi sai küll lasta, eks. Nii et siin on väga õige hoiatus sees, loomaarmastus ei tohi olla kompensatsioon inimarmastuse puudumisele, vaid loomaarmastus peab olema see, mille läbi ja mille kaudu me taipame uuesti seda tagasi minekut inimese armastuse juurde. Ta ei saa olla asendarmastus, vaid et loom kui elusolend ja taim ja kõik, näiteks taim tajub ära halva inimese ja nad pidid hakkama, kaktuse teadlased räägivad, et kui tuleb halb külaline, kes salaja näiteks teeb kaktusele või toalillele haiget sel ajal, kui sa lähed köögist kohvi tooma, siis järgmine kord, kui see inimene tuleb külla, taimed reageerivad sellele paaniliselt ja see pidi olema mingite peente aparaatidega tajutav. Nii et elus maailm on ääretult peene struktuuriga ja kogu elu on tegelikult nii suur ime. See on nii suur ime, et kui me ütleme sõna elu, me peaksime tegelikult põlvili laskuma. Sellel sõnal on nii suur, nii sügav müsteerium. Elu on ääretu müsteerium, mida me ei mõista. Me kogeme teda, kuid me ei saa iialgi teda lõpuni mõista. Kui tohib, siis hüppame korraks ühest maailmast, nimelt loomade maailmast ühte teise riiki, nimelt militaarsesse. On teada, et te olete praegu Eesti kaitsejõudude teenistuses. Kui ma ei eksi, siis kõrge ohvitsarina kaitsejõudude peastaabis. Miks? See tuli kummaliselt ühtepidi, kuid teisipidi täiesti loomulikult. Arvatakse, et see on minule midagi täiesti uut või nagu see oleks mingisugune pööre ühest äärmusest teise, see ei ole üldse nii. Ma olen sündinud sõdur, nagu ütlesid šveitslased, kes mind jälgisid Šveitsis sõjalistel õppustel. Ma olen maast madalast olnud loomupäraselt sõdur ja ma olen sõjaasjandust uurinud läbi terve elu. Seda võib-olla ei ole teatud seni lihtsalt, et ma olen relvade tundja ja lapsest saadik relvadega nii sina peal ja nendega koos elanud ja mõistan relvi ja mõistan seda ohtu, mis relvas on ja saan aru, et inimisiksuse suhe relvaga on suhe teise ohtliku isiksusega. Relv korrigeerib ääretult ja distsiplineerib inimest. Inimese ja relva suhe, sellest ma võiks teha eraldi raadiosaate rääkides rüütlikultuurist, mida see tähendab. Siis ma olen uurinud eraldi sõjatehnikat ja tanke muidugi. Ja siis sõjalist koolitust otseselt, lapsest saadik meie ajaloo tõttu on sõda olnud loomulik elu osa ja oma elust olen ma lapsena sõda mänginud päevad ja poole tööd takka, nii et kui ma uuesti olin nüüd täiskasvanud mehena õppustel, siis mõtlesin, et 40 aastat hiljem ma olen jälle silmili maas, jälle on kanarpikk mu silmade ees ja jälle ronib putukas krae vahel ja ma sihin ja jälle tõelise relvaga, aga alati ma igal hommikul palvetan, et mul iialgi elus ei tuleks tulistada ühegi elava olendi pihta. Iialgi. Kui see vajadus tuleb, kas te tulistate? Ainult sõjaolukorras. Sõdurina. Ainuke võimalus. Ja ma tean, et pärast seda ma ei ole ka enam see, mis praegu.
See on ka siis mingist piirist üleminek. Ma ei tohi seda tegelikult teha. Nii et relvateenistusest ma võtan osa ainult harjutuse korras ja ma tean, et ma kunagi kellegi pihta laskma ei lähe. Aga relvadega peab mees olema sina peal. Kuid siia juurde kuulub üks teine seletus ja nimelt. Institutsioon, katoliiklus läbi ajaloo, see on klooster ja kasarmu olnud ühendatud. Ja miks mind võlub institutsioon, millel on kindel teoreetiline alus, kindel distsipliin, kindel süsteem, kindel kord ja harjutus, treening. Ma jumaldan vaeva, higi, treeningut ja selle tulemusel tekkivaid uusi kvaliteete. Mul meeldib ennast panna ebamugavatesse olukordadesse, et ära kannatada ebamugavust. Magada öösel maa peal ja siis proovida ennast, karastada ennast. Ja ma elan kloostris, ma iga aasta elan 1 kuu kloostris, meditatiivset elu, aga ideaalsõjavägi keskajal oli ju vaimulikud rüütliordud, kus oli ühendatud 2 külge. Need küljed olid siis vaimulik külg ja sõjaline külg. Ja sõjalised rüütliordud, vaimulikud ordud on olnud läbi ajaloo kõige võimsamateks sõjaväelisteks jõududeks, kes on suutnud oma, ütleme, mitte massile, vaid kelle kvaliteet on olnud kõige kõrgem. Kes väikse arvu juures on maksimum suutnud endast välja panna. Kui lugeda kõiki ristisõdade aegsid ja keskaja sõdade asju, siis see on hämmastav tõhusus, mis oli pisikesel, hästi distsiplineeritud ja ühe vaimse printsiibi alla treenitud kokkukuuluvusel. Ja iga niisugune institutsionaalne süsteemi alla kokku kogunemine on kohutav jõud, millega võib imet teha. Seetõttu sõjavägi ja klooster, sõjavägi ja kirik, klooster ja kasarmu on minu jaoks Euroopa kultuuris ja on olnud üks tervik, lahutamatu tervik. See on eriline jõud, see on eriline võimsus, kus vaimsus ja otsene sõjaline jõud on kokku ühendatud. See oli eriline tõhusus, mis nendel väeosadel oli. Seda enam ei ole ju. On veel Prantsuse võõrleegion, on eri väeosad, mis moodustatakse vaimse kokkukuuluvuse alusel ja siin on palju asju, no ma ei hakka sellest kõigest rääkima, aga see on fenomeen meie kristlikus kultuuris, et vaim ja vägi kuuluvad kokku ja ei ole vaimu, mis ei ilmuta ennast väes. Need on lahutamatu tervik. Selle tõttu ei ole kloostri ja kasarmu vahel mingisugust vastuolu, vaid on ainult üks element, mis kloostrist tuleks kasarmusse üle tuua. See on vabatahtlik rõõmsa teenimise moment. Kui kasarmus saavutatakse distsipliin sunniviisiliselt ja karistustega, siis kloostri distsipliin on palju rangem ja see saavutatakse vabatahtliku püüdlikkusega. Seetõttu vabatahtlik sõjavägi on see tipp. See on see muster. Ja minu praktiline sõjaväelase karjäär algas Kaitseliidu lahingurühmas ja sealt siis ma tõusin kiiresti, kuni mind leiti ja siis selgus ka, et mul on teoreetiline pagas olemas sõjaasjanduses, mida tavaliselt ei teadnud keegi, et ma olen usinasti läbi terve elu uurinud sõjaasjandust ja mul on terve eri raamatukogu, sõjaasjanduse raamatukogu ja sõjaasjanduse sektor ja laud, kus on kõik ainult sellesse valdkonda kuuluv. Nii et see minu militaarne muuseum on seni, seda ei ole teadnud keegi. See on nagu varju külge jäänud. Nüüd nad on mul töökabinetis koos. Neitsi Maarja kuju ümber on kuulipildu ja lint. Ja nad sobivad kokku teie arust? Suurepäraselt ja samal ajal muidugi on natuke võib-olla niisuke psühhohuligaanne moment ka, sest ma tean, et see ärritab rumalaid inimesi. Ja vahel on tahtnud rumalaid inimesi ärritada natukene, mis ei ole ka võib-olla ilus, aga milleks ma peaks ka siis oma negatiivseid jooni nii varjama. Selge. Härra Laigna, vahepeal on tulnud kuhjaga nüüd küsimusi ka telefoni teel. Seda ma usun. Ja umbes 4 korda on tahetud, et te kommenteeriksite üle oma arvamust tolle tumeda tuleviku kohta, mis meid ootab ning miks ikkagi te soovitasite, kuigi minu arust ei soovitanud, vaid kurtsite selle üle, et Eesti naised ei sünnita. Samas väidate, et tulevik on nii hirmus.
Miks siis üldse peab sünnitama siia tumedasse tulevikku lapsi? Seda on 4-5 korda tahetud järjest teada nüüd. Kas te oskaksite seda üle kommenteerida lühidalt, kui tohib? Tuleviku suhtes ma ei taha midagi täpsemalt öelda, ma ütlen positiivse asja ja see on see. Mina ei suhtu ka tõenäolisse halba tulevikku fatalistlikult, vaid meil on võimalus teadmise, tahte ja mõistusega halba ära hoida. Halb ennustus hoiatab meid. See ei tähenda, et nii peab minema. See on hoiatuseks. Ja kui me võtame kõik abinõud tarvitusele, siis on võimalik ka vältida seda. Ei ole fatalismi. Inimesel on vaba tahe. Ja kristluses kehtib vaba tahte printsiibi eriliselt esile tõstmine. Et inimene võib, kui ta tahab, mõistuse ja teadmise abil muuta saatust. Ja selle tõttu midagi ei ole parata. Need rahvad, keda me ütleme, et nad on fundamentalistid või heidame neile ette totalitaarsust nagu hiinlastele, see on jõud. Ja see on jõud, millele kuulub tulevik. Niikaua, kui meie tõlgitseme inimõigusi näiteks seksuaalperverssuste propagandaga, et see on inimõigus. Seksuaalperversus jääb perverssuseks. Ükskõik, kuidas me seda nimetame. Olgu ta seksuaalvähemus või leiutame igast ilusaid nimesid. Aga see on enne kuulmatu, et propageeritakse perversioone. Perversioon on kõik see, mis viib kõrvale soo jätkamisest. Või viib kõrvale mees-naise suhtest. Ja rääkida, et see on ka loomulik, see ei pea paika, see on kuritahtlik. Ja nüüd me näeme, et niisugustes ühiskondades, kus perekond on tugev ja terve, on sigivus, nad vallutavad maailma lihtsalt ja kõik. Ja valmis. Teisi sõnu, kui me võtame loodusliku valiku tõttu, siis lihtsalt nõrgem tõug, kes ei oska enam elada, lükatakse kõrvale ja tema eluruum läheb sellele, kes oskab elada. Meie silmis võib olla fundamentalistlik muhameedlane, väga piiratud ja kitsarinnaline inimene. Kuid see on jõud. Sest kui üks sõidab Mercedeses ja tagapingi peal istub tõukoer ja lapsi ei ole. Ja siis läheb tänaval türklane oma 4 naisega ja 15 lapsega. Siis on ju selge, mis tulevik on. On nii. Et selle rikka inimese Mercedes ja luksusvilla lähevad ka türklastele, sest need jäävad tühjaks, kuna seal ei ole järeltulijaid. See on ju väga primitiivsuseni lihtne see seadus ja reegel. Seega, kui me tahame püsida, siis eestlastel tuleks sigineda ja kõik. Tõsta oma arv 2 miljonini, mis ei ole mingi eriline kunst, mida võib teha. Kuidas 19. sajandil, poole sajandiga Eesti rahvaarv 2-kordistus. Osteti talud vabaks ja siis, kui füüsiline rahva keha oli tugev, siis toimus vaimne sünd. Vennaste koguduse liikumise raamidest kujunes rahvuslik eneseteadvus, laulupeod kõik ja vabadussõjas viidi sõjaliselt lõpule. Vaim ja vägi on nii. Ilma vabadussõjata ei oleks Eesti Vabariiki. Nii et ikkagi sõjaline jõud pidi ka olema kui lõplik väljendus sellest. Nii et ei mingit fatalismi ega käega löömist, et kõik läheb, vaid halvad ennustused on hoiatus. Vältida ohtlikul kohal kurvi peal kiirust. Ja võtta tarvitusele abinõud, selleks on meil mõistus. Ja see lugu on ju kõik lõppude lõpuks piiblis kirjas. Algusest kuni lõpuni. Kuidas te suhtute surmanuhtlusesse, tahetakse telefoni teel teada? Ränk küsimus. Väga ränk küsimus. Mulle ei meeldi niisugune surma mõistmine, kus kohus mõistab surma ja kõik see sinna juurde kuuluv aparatuur timukani ja kõige selle protseduurideni välja. See on mulle täiesti vastuvõetamatu. Aga kui bandiitide pesa kuskil piiratakse sisse ja tekib tulevahetus ja nad seal saavad surma, see on sõda, sellest ma saan aru. Ometi on surmanuhtlus ja timuka institutsioon olnud rahvaste kultuuril alati üks kaasnähe.
kogu aeg on ju eksisteerinud surmanuhtlus, ma mõtlen vanas ajaloos. Ja ma ütleksin niimoodi, riigi kohus on kaitsta ühiskonda kurjuse eest. Ja keskajal ja õige riikluse puhul riik kaitseb oma kodanikke kuritegevuse eest. Tänapäeval me kahjuks näeme seda, et terves maailmas näib olevat kuritegevus võetud, eriti organiseeritud kuritegevus mingi erilise kaitse alla. Ja kaitsetud on rahvad kuritegevuse eest. Järelikult ei ole olemas riiki ei funktsioneeri, riik ei täida oma ülesannet, ta ei kaitse kodanikku kuritegevuse eest. Ma olen õppinud riigiõpetust ja õppinud Roomas, õppisin seda ja ma tean riigiteooriaid ja meie Euroopa kultuuri raamides olevaid riigiteooriaid, siis sellest lähtudes võib öelda, et praegu näiteks Eestis riiki ei olegi. Riik kui selline institutsioon puudub, ta ei funktsioneeri veel. Riik ei ole veel. Veel ei ole. Ja on oht, et tuleb politseiriik, on oht, et tuleb totalitarism, kuid see totalitarism maskeerib ennast demokraatia sildi taha ja tegelikult hakkab valitsema kuritegelik raha. See on üle maailma tuntud asi, ega see pole mingi minu avastus, mida ma nüüd siin Eestis esimesena välja ütlen. See on nii üldtuntud asi, et see on peaaegu banaalsuseni üldtuntud asi. Tänapäeva maailma valitseb raha ja raha on kõige rohkem organiseeritud kuritegevusel. See on üks põhjus, miks nende käsi ulatub nii pikalt riikide valitsustesse, et ärge loodkegi mingeid seadusi organiseeritud kuritegevuse vastu. Vaat see on üks suur oht, mis kogu maailma kohal on, kriminaliseerumine. Ja me näeme, et näiteks Hiina, kui Hiinas on riik võimeline kriminaalkuritegevust taltsutama ja kui neil on ühtne printsiip ja rahvas sigib, siis on selge, et see on jõud, millega saab ainsana arvestada. Tihtipeale nad taltsutavad seda surmanuhtluse teel. Jaa, midagi pole parata. Mina isiklikult ei ole surmanuhtluse poolda ja ma ei julge karjuda selle poolt inimesena. Kuid ma samal ajal saan õpetlasena ja ajaloolasena aru selle masendavast paratamatusest teatud olukordades. Härra Laigna, üks küsimus telefoni teel jälle, mis ilmselt nõuaks teiepoolset kommentaari. Kui inimene on kogu elu elanud mingit suuremat halba tegu tegemata, kuid Jumalat uskumata, kas siis on tal psüühiline häire või midagi sellist? Kummaline küsimus. Kas see küsimus ei ole niisuguse tagamõttega? Mina ei ole iialgi nii väitnud. Ei, kindlasti mitte. Ja minu juttudest ei saa üldse niisugust järeldust iialgi teha. Aga püüdke sellele siiski vastata. Kas Jumalat uskumata ja võimaluse korral minimaalselt halba tegemata, õiglast ja ilusat elu elades on inimene käitunud valesti? Loomulikult mitte. Mul on niisugusi toredaid paganast sõpru, et vahel ütle ise endale niisuguse nukra kurbusega, et ta on veel oma olemiselt veel parem kristlane kui ja nii edasi. Eks. See on see sama, Jumala joon läheb läbi miilitse ja kiriku. Kas on võimalik side inimese ja masina vahel, nii nagu on võimalik side elusolendite vahel, näiteks inimese ja taime vahel? Ja on võimalik. Mina olen parandanud 2 korda kirjutusmasinat ja mitu korda autot, mitte sekkudes võtmete ja tangidega, vaid üpris kummalisel viisil. Psüühika on jõud ja aparaat peab ka ja ilmselt teatud piirides kuuletub inimesele, kes on võimeline teda mõjutama. See on muidugi niisuke jutt jälle, mida rääkides peab olema väga reserveeritud, et ei öeldaks, et hull, mis hull, eks. Sugereerib ka masinaid. Võib küll. Lubage teid viia veel korra ühe targutuse radadele. Seekord esitan selle targutuse mina. See on üks vana tuntud sofism. Ma loodan, et ei solvu, ei pea meid liiga kergemeelseteks siin stuudios ja toimetuses. See targutus kõlab järgmiselt. Kui Jumal on kõik võimas, kas ta suudaks luua nii raske kivi, mida ta ise üles tõsta ei jõua? See on sofism täielikult ja ta on kasulik lihtsalt inimesel mõtlemiseks kui ajutreening.
aga küsimus ise on vale sel lihtsal põhjusel, et Jumalat käsitatakse siin juba valesti. Ja teisepidi on see veenev näide sellest, mis piirini on absoluudi mõiste inimesele üldse haaratav. Aga nii võib ja nii isegi peab mediteerima ja mõtlema. On teisi niisugusi sofisme, näiteks kirikus on kuulekuse printsiip. Alandlikkus ja kuulekus vaimulikus kasvamises vaimulikule ülemusele. Aga me teame, elus tekivad olukorrad, kus õpilane on intellektuaalselt arenenum kui administraatorist ülemus. Ja ülemus võib kasutada kuulekust teise isiksuse hävitamiseks. On nii. See on väga ohtlik variant, kus makstakse kätte vaimne üleolek distsiplinaarsel pinnal. Ja siis nimetatakse seda kuulekuse sofismiks. Tänan teid, härra Laigna, siinkohal jälle väikene reklaamipaus. Me jätkame vestlust tänase stuudiokülalise härra Einar Laignaga. Stuudiopoolne järgmine küsimus oleks järgmine. Kas teie arust on olemas halbu raamatuid, kahjulikke oma õpetava sisu poolest tähendab? Ja kui, siis kas neid võib hävitada, näiteks põletada? Kahtlemata on raamatuid, mis on kahjulikud ja halvad, mis õpetavad halba. Siin on kaks seisukohta, näiteks ma olen töötanud dominiiklaste kloostri raamatukogudes ja kus on niisugusi asju olemas kõik. Teadmine on inimese käes ohtlik. Võtame näiteks kas terav kirves, terav nuga. On see hea või halb? Selge on see, et neid ei saa jätta mängida väikeste laste kätte. Nad ei oska nendega ümber käia ja vigastavad ennast. Kui juba kirves, siis juba terav. No minul ei ole nürisid terariistu, mul on nad kõik teravad alati. Aga on selge, et on teatud asjad, mis ebaküpse inimese käes, kes ei ole võimeline vahet tegema asjade vahel. Langevad, lihtsalt kahjustavad ennast ja teisi või ohustavad elu. Ja raamat on nuga. Ja raamat võib olla ka kirves ja nuga ja mina olen nii palju seda näinud, eriti meie olukorras, kus meil klassikaline haridus on olnud nii viletsal tasandil. Ja kus inimesed on niisugused iseõppijad väga juhuslikku laadi, mis siis kellegile kätte satub, see maailmavaade siis inimesel on. Täiesti võib sõltuda juhuslikust raamatust. Ja siin on absurdseid näiteid meie aguli intelligentidest, kes kõigi oma niisuguste maailmavaateliste küsimustega või õigemini maailmavaate puudumine on siis kompenseeritud tõesti niisuguste kummaliste uskudega aiaposti ja ei tea, mis asjadesse kõik. Minust on arvatud, et minul on originaalne mõtlemine, absoluutselt väär. Mul on kõige vähem originaalne mõtlemine. Mul on klassikaline Euroopa kultuuri mõtlemine. Tõsi, see kuulub minevikku, aga ma austan Euroopa kultuuri minevikku ja leian, et see on eriline väärtus, sest ma näen, et minu ümbrus on kohutavalt alla käinud ja käib üha rohkem alla. Ma loen teie vastusest välja praegu arvamuse, tähendab. Raamat on relv. Relv pigem kuulugu õige mehe puusale, kui olla maha maetud. Seda küll, minu oma raamatukogus on fantastilisi asju ja selliseid asju, mida ma iialgi ei julgeks välja anda ega seal loetut rääkida, sest need teadmised inimeste käes oleksid tapvalt ohtlikud. Neid teadmisi ei tohi inimeste kätte anda. Nad hakkavad sellega kurja tegema. Sest iga võime on võimalus ja iga võimalus on inimesele ahvatlus seda kuri tarvitada. Selle tõttu niisugused asjad on parem, kui nad ei ole inimeste käes. Aga toome palju lihtsama näite. Võtame praegu näiteks see pornouputus, mis on. Kas puberteedi eas noor on võimeline kainelt aru saama sellest,
et teatud eluajal teravdatud huvi nende küsimuste vastu suunatakse kanalisse, mis tegelikult ruineerib teda ja hävitab kogu tema elu edaspidi võib-olla. Ei saa sellest aru. Järelikult, kui ühiskonnas on pornograafia keeld, kas see on siis vabaduse piiramine, on see inimõiguste piiramine? Kuhu me jõuame niimoodi, kui me uputame kasvavad lapsed, kes midagi veel ei taipa ja ei ole suutelised kriitiliselt hindama, kes on ebaküpsed. Suuname nad enese hävitusteele ja oma isiksuse hävitusteele. Kui palju on praegu neid naisi, kes liginevad 30 ja jooksevad mööda arste, kas veel kuidagi on võimalik, et hakkaks lapsi saama? On nii. Tähendab, Piiblis on öeldud, kes peab minu käske, teda ma õnnistan põlvest põlve, kes minu käske ei pea, see tähendab, kes elab isiksust hävitavat elu, seda tabab minu needus, ongi nii. Kes Jumala käske peavad, need on viljakad ja need püsivad maailmas. Kes oma elu hävitavad, kaovad maailmast ära. See on primitiivsuseni lihtne. See on terve Piibli tegelik kuulutus on sellest. Minu lemmikkangelane Piiblist Mooses, loomulikult Kristus Uuest Testamendist. Mooses on Piiblis antud ka Eesti rahvale ja kui palju oleks sealt õppida sellest, mis peab tegema, et rahvas püsiks, et Jumala õnnistus oleks. Kõik on olemas, milleks mina siin räägin, kui Eestimaa on Piibleid täis. Lugege, seal on kõik see sees, mis vajalik, et elu püsiks. Ja mida tuleb teha selleks, et ta hävineks me käest ära? Võib-olla on see sees ka vastus järgmisele küsimusele, aga küsin ikkagi, mis on teie arvates hirm? See on telefoni teel tulnud küsimus. Hirm? Hirm. Raske küsimus. Ühtepidi labasus on nii lihtne nagu kõik siin elus. Aga nüüd ma olen ise selles olukorras nagu see üliõpilane, kes pidi defineerima humanismi ja demokraatiat. Hirm peab ühiskonnas olema. Loota mõistusele on absurdum. Üksikute inimeste juures võib appelleerida mõistusele. Enamuse inimese puhul domineerib siiski ainult hirm. Inimesed lubavad lootuse kohaselt, täidavad hirmude kohaselt. Ja hirm võib olla erilaadne. Vanas kultuuris hirmuks oli au. Näiteks aristokraatne kirjanik Tolstoi, tema raamatutes tihti esineb väljendus pakrasnjela või pakrasnjel. See on punastas. Mida näitab punastamine, mis tänapäeva ühiskonnast on kadunud ära? Enam ei punasta keegi. Enam ei ole häbi ega au, ei ole punastamist. Aristokraatses kultuuris domineerib au, järelikult ka häbi. Ja kui on au vasta eksitud, siis hakkab häbi. Aga orjal on hirm. Selles on aristokraadi ja orja vahe. Orja saab valitseda ainult hirmuga. Kui sa siit piirist üle lähed, nuuti saad. Ja siis ta kuuletub. Aga kui sa ütled talle, et ära nii tee, aumees ei käitu nii, siis ta irvitab su üle. Temal ei ole au mõistet. Tema ei punasta ka. Aristokraat punastab. Ma leidsin sõjaväest ühe sõduri, kes punastas ja ma olin nii meeldivalt üllatatud, et ma hakkasin kohe eriliselt seda poissi niimoodi hindama ja austama, et keegi veel punastab. Kellegil on häbitunne säilinud ja au mõiste säilinud. Aga linnalapsed on niivõrd paadunud, et mis asi on punastamine? Mille peale? Punastamine on ära kadunud. Aga vana aristokraatne kirjandus on täis väljendeid. Kahvatama, punastama. Tähendab, inimpsüühika oli timmitud au mõiste peale. Nii et hirm peab olema ühiskonnas nendele inimestele, kellel puudub au mõiste ja väärikuse mõiste. Lubage korraks selle valdkonda vahetada. Härra Laigna, te olete katoliiklane. Üks asi, mis eristab kõige muude hulgas ka katoliiklust, ütleme, Luteri usust on missionäärlus, missionitöö, missionäride eksisteerimine. Kas te ei leia, et siin on katoliku usk astunud üle vabatahtlikkuse printsiibist? Kas tohib, kas just vägivaldselt, aga vähemasti oma isiksuse mõjuga Aafrikas mingi must puu jumal ümber lükata ja öelda, et sul ei pea olema teisi jumalaid peale Jehova? Seda on ju tehtud. Jaa. Kõigepealt ma pean ütlema, mina ei esinda oma arvamuses ametlikku katoliku kirikut. Ma esinen eraisikuna.
teoloogina, õpetlasena, mitte ametliku kiriku esindajana. Ja küsimus missionäärlusest, ma esitan kõigepealt oma nägemuse. Missionäärlus on väärikas ja õige siis, kui ta arvestab inimese vaba tahet. Näiteks mind on peetud või peetakse missionäriks. Ma siin olen rangelt eitaval seisukohal selles asjas, et minnakse, minule endale hakkab see esimene asi vasta kohe. Ma ükskord istusin ühes lahkusuliste palvesaalis professionaalsest huvist. Ja minu juurde tulid kahelt poolt inimesed ja hakkasid mind sõna otseses mõttes vägistama sellesse sekti. Ja sellel oli ainult üks mõju. See tõukas mind nii ära, et ma leian, et see on kõige kindlam viis inimesest lahti saada. Nõrga psüühikaga inimene laseb enda ära vägistada ja temast tuleb uus sekti liige. Tugev inimene läheb minema ja enam iialgi ei taha kuulata midagi usust. Ja selle koha pealt igasugune niisugune usu pähe määrimine ja nagu see niisugune külje alla pugemine ükskõik missuguse jutu või missuguse olemisega on mulle täiesti kuni füüsilisuseni vastik ja lubamatu. Minu mission on olnud selline. Ma rangelt esinen õpetlasena, teoloogina. Kiriku ajalugu rääkides ma ei varja maha kiriku ajaloo musti külgi, mida inimesed on teinud. See on ju ajalugu, see oli ju nii, see on tõde. Ma ei saa tõde maha vaikida. Mis võib-olla kirikule ei meeldi? Ei, kirik ei ole selle vasta, kiriku raamatutes enestes on nad sees kõik ja ütlevad rahulikult, ametlik seisukoht on, see on ju ajalugu, kõigest tohib rääkida, kuid tuleb rääkida ajaloolasena, mitte ka nii ainult, et kukud mustama, eks ole. Säilitada teaduslik ajalooline objektiivsus. Ja kui ma selgitan kristlikku dogmaatikat, ma selgitan õpetlasena. Inimese tahe tuleb vabaks jätta. Ma appelleerin ainult mõistusele. Ma selgitan mõistuslikult kultuurikontseptsiooni, ma seletan mõistuslikult universaalse isiksuse kontseptsiooni ja lisan juurde, unustage palun ära kõik igasugused usulised jutud. Jeesukesest, see on Jumala pilkamine, me oleme õpetlastasandil, me räägime puhtalt teaduslikust seisukohast. Olen rõhutanud seda, et inimese tahe jääks vabaks ja kummaline, need inimesed hiljem selgub, teinekord aasta-poolteist hiljem selgub, need inimesed on saanud minu jutu peale katoliiklaseks, ehkki ma ei ole neid missioneerinud. Ma olen objektiivse teadusliku analüüsiga esitanud neile kriitilise ajaloo ja dogmade loo. Tähendab, inimene teeb mõistuses vaba tahtega valiku ja saab aru. Ideaal ei ole sellepärast paha, et inimene ideaali poole pürgides teeb vigu. Niikuinii me teeme kõikides asjades iga päev vigu. Selles ka, mida kõrgem ideaal, seda suuremad on vead. Ja kirik ei jäita kuskil oma ajalooraamatutes neid vigu, mis tehtud on. Kõige põhjalikum materjal ongi kirikul endal. Kui ma töötan jälle kloostris 1 kuu ja kiriku ajaloo ja selle kallal, seal on terve seina täis kiriku ajalugu. Paavstuse ajalugu on 36 sellist köidet nagu Maier leksikon. Tihedat kirja Ludvig Pastori koostatud. Seal on kõik sees. Kõik negatiivsed nähtud on ju pärit kiriku enda ajaloost, kirik ei varja seda. Aga see näitab inimloomust nii, nagu ta on. Me teeme iga asjaga nii. Me oleme ainult kiriku suhtes hirmus pepsid, muidugi õigus ka. Kui on kõrge ideaal, siis peab püüdma sellega enam sarnaneda, see on selge. Aga see ei sea meid väljaspoole. Nii et missionäärlus on minu arvates ainult õigustatud siis, kui peetakse kinni kristlikust printsiibist tahtevabadusele. Mõistus, teadmine, vaba tahe ja siis inimene valib ja vastutab. Kui inimene ilma vaba tahteta on sunnitud tegema otsuseid, siis otsus ei kehti moraaliteoloogiliselt, sest tahe ei olnud vaba. Nii et siin on inimesed vigu teinud, mis sellest salata, muidugi on. Üks lühikene küsimus. Ja. Kes oli Lenin? Kes on Einar Laigna? Ma ütlesin, ma ei tea. Ma tean ainult osaliselt. Kes on Lenin, koosneks vastus 2 osast. Esimene vastus on see, et isiksusena kahtlemata samasugune lõpuni seletamatu mõistatus, kuid teisepidi kahtlemata geniaalne poliitik,
osav olupoliitik ja tumedate jõudude tööriist, kes ajaloos väga jubedas protsessis mängis väga tähtsat osa. Tema kuulub selle tumedate jõudude agentide ritta, kus on siis, ütleme, Marxist alates, see on täiesti teoreetiliselt põhjendatud süsteem, see kultuuri ja inimisiksuse hävitamine, Lenin, Stalin, surematud nimed ja nii edasi, meie võitluslipp ja kilp on need, nagu see vana laul oli. Aga see rida on pikem ja sinna kuuluvad kõik need, kes on olnud ametis genotsiidiga inimkonna vastu. Mida me paneme tähele? Mis oli Prantsuse revolutsioonis? Genotsiid rahva paremikule. Mis revolutsiooni mõte on? Revolutsiooni mõte on ju kogu vana maailma hävitamine. On nii. Oktoobri, niinimetatud revolutsioon või pööre. Mis Venemaal toimus? Eliidi hävitamine, füüsiline hävitamine. Vene ohvitserkonna hävitamine, intelligentsia aristokraatia hävitamine. See on ju genotsiid rahva parema osa vasta. Igale poole, kuhu see süsteem sisse läks, toimus genotsiid rahva paremikule. Eesti ohvitserkonna hävitamine, intelligentsia hävitamine, talupoegade paremiku hävitamine. Parimate inimeste likvideerimine, füüsiline hävitamine on selle süsteemi põhialus. Ja siis ülejäänud inimmass manipuleerida. See on masendav teema, ma ei tahaks seda pikalt selle juures peatuda, ma tean sellest üht-teist. 80. aastate keskpaigani olite teie nagu meiegi kõik üks osa rahvaste vanglast ja vangidest. Kuivõrd palju te saite rakendada tol ajal oma reisihimu, kui see teil olemas oli? Nüüd on teatud piirid kusagilt jälle kinni, mitte just kinni, aga vähemasti raskendatud. Kas suur Nõukogude Liit oli siis teie jaoks ka mingi maa, mille vastu te huvi tundsite? Jaa, kahtlemata. Lääne poole tee oli kinni ja ma kunagi isegi ei üritanud mitte, see oli täiesti mõttetu üritamine. Aga selle tõttu ma vaatasin itta ja minu põhiteoreetiline uurimus 7 aastat oli Bütsantsi kultuuri alused. Sellest ma olen kirjutanud 2 tööd, ka doktoritöö käsikiri on Bütsantsi kultuuri alustele pühendatud ja seal nende dogmade põhjal on välja toodud siis ka Venemaa ajaloo hilisemate sündmuste ajalooline taust kuni bütsantluseni tagasi. Ja kui ma seda uurisin, siis ma elasin palju Kaukaasias. Nii et ma Kaukaasiat tunnen väga hästi, Armeeniat täiesti hästi. Ma sinna kodunesin täielikult ära ja peaaegu armeeniastusin ja Venemaad olen palju vaadanud, sest seda kõike tuli vahetult tundma õppida. Ja Vene kultuuri põhialuseid olen uurinud teoreetilisest seisukohast lähtudes, sest see oli vajalik, et mõista ja näha selle bütsantluse liini tulekut. Nii, et minule ütlesid minu ülemused Rooma katoliku kirikust, et läänt uurid teoreetiliselt ja idat uurid teoreetiliselt ja praktiliselt. Ja küll on tore, et ma seda tegin. Nagu ma ütlesin, Ararati mäe jalamil Horvi-Rapi kloostris avastasin ma esimest korda, mis on kodumaa igatsus kuni karjumiseni. Nii et igal pool reisidel ma olen põhiliselt avastanud ka Eestit, eestlust, iseennast kui eestlast ja õppinud ennast üha enam ja enam identifitseerima ainult kui eestlast. Julgen hüpata taas uuele valdkonnale. Räägime sellest, mida täna kõlanud ei ole ja üsna kindlasti ei kõla ka vähemasti 2 tunni jooksul kella 1 kella 3. See on teatud sorti muusika. Nimetame seda siis levimuusikaks, kergeks muusikaks. Noorsoo hulgas on ta saanud veel hüüdnime tümps või üks teie asemel istuja mõni nädal tagasi ütles selle kohta lihtsalt roosa müra ja nii edasi. Teie arvamus sellest? On sellel mingi signaal, mingi side, mingi sisu, mingi tähendus üldse? See, mida tümpsuga korda saadetakse, see on masendav ja kohutav. See ei ole muusika. See on kõige primitiivsemate instinktide rütm
ja teiseks ta on puberteetnikute rütm, see on niisugune seksuaalse ärkamise kõige primitiivsem osa ja miks igal pool peab olema inimene sunnitud kuulama seda tümpsu ja kõvasti veel. Lähed poodi, lähed baari, lähed restorani, lähed ükskõik kuhu, sind terroriseeritakse selle tümpsuga. See on ma ütlen otseselt ära, see on kõige jämedam ja jõhkram inimeseks olemise õiguse rikkumine. Mind sunnitakse kuulama asja, mis täiesti minu keharakkudega on vastuolus. Mis te arvate, kas ta on kõikide inimeste keharakkudega vastuolus või on ta kellelegi vajalik ja omane? Muidugi on ta vajalik, see on puberteetnikute hormoonitalitluste rütm. Ja kui see jääbki püsima, siis neist inimesi ja isiksusi ei saagi. Ja vaat niisuguse muusika, see tuleks lausa ära keelata on minu seisukoht. See on inimisiksust hävitav muusika. Ja sellele terrorile alistada meid igal pool, et sa oled sunnitud selle müra sees olema. See on kuritegu. Mis õigusega seda tehakse? Miks mind sunnitakse kuulama niisugust asja? Kui ma hakkaksin iga päev laskma kuulipildujat oma kodus, mis siis on? Siis öeldakse, et ei tohi rikkuda rahu. Aga miks tohib naabrimaja tümps minu rahu rikkuda päev läbi suvel? Mis õigusega? See on karjuv sigadus. Niisugust asja ei tohi olla. Kuhu lähed? Tümps. Tümps on ees. Ja kui sa lähed ütlema seda, siis pannakse pahaks. Papi, sa ei taipa musat, öeldakse sulle, eks. Kas siis, kui te veel papi ei olnud, mis muusikast te siis ennast leidsite? Ma ei ole elu sees mingit tümpsu sallinud, kuid ma pean tunnistama, minu elu eas oli aeg, kus ma Preslit ja rocki mõni aeg armastasin, aga ma ka tajusin ja mõistusega sain aru, et see on ainult üks niisugune küllaltki. No mul oli oma sisimas selge juba, sest aluseks oli mul ikkagi klassikaline muusika ja ega mind ei saanud enam rikkuda. See oli teatud eluea niisugune teatud olukorra mingi noorusliku niisugune, ta on ju narkoos see muusika. Ta peab inimese viima pilve ja looma kujutletud ülevustunde. Ja me näeme, et see muusika levib just selle noorsoo hulgas põhiliselt, kes millegi tõttu õppimise ja töö ja niimoodi, ta on ikka lumpeni poole kisub see muusika. Ega õppiv inimene ei talu seda, sest ei saa õppida ja tümpsu kuulata. Aga et tänapäeva inimene ei saa ilma tümpsuta elada, näitab, et ta on narkoos. Kui tümps ei müdista kõrva ääre, siis ta ei saa elada, ta läheb lolliks. Ta ei kannata vaikust. Ma jumaldan vaikust. Ma tahan vaikust. Ma väga valitult kuulan muusikat ja väga nii ajaliselt piiratult. Vaikus on kauneim muusika, sest missugust muusikat Jumal armastab. Mooses on kõrbes ja millal ta kuuleb Jumala häält? Siis kui vaikseks jäi. Vaikuses Jumal sosistab. Miks Jumal sosistab vaikuses? Miks Jumal ei karju meil kõrvu lõhki? Sest ta austab meie vaba tahet. Vaat see sama missionäärlus. Jumal ei missioneeri kedagi niimoodi, et ta röögib kõrva meile kõue häälega. Vaid piiblis Jumal kõneleb alati kus? Vaikuses. Sosin. Ja seda sisesosinat kuuleb inimese ainult siis, kui ta pingutab oma kõrva, tähendab, kui ta tahab kuulata. Selle tõttu ma olen tümpsu, võiks öelda, hüsteeriline vihkaja. Kui ma kuskile poodi lähen ja tümps käib, mu esimene mõte on see valju häälda ja tolmustada täiesti. Ja kui ma vaatan letidega seda tühja nägu, mis mälub seda närimiskummi, idiootlikult tühja nägu, enesega absoluutselt rahul, siis küsid küll, kus nüüd veel inimene on. Kas see on veel inimene? Inimene on tunnetus, hing, vaim. Aga kui on tümps ja näts, siis ei ole enam inimest. Siis on homo, ma ei tea, consumens, homo tarbija, inimene tarbija. Manipuleeritud tarbija, kes vaatab seebioopereid, närib nätsu ja kuulab tümpsu. See ei ole enam inimene, see ei ole kultuurinimene. See on tsivilisatsiooni suurlinna, ma panen 3 punkti, ma ei hakka ütlema, mida ma mõtlen sellisest inimesest. Muidu pärast mõni jälle ütleb, mida ma olevat öelnud, aga nüüd ma ei öelnud. Me saime aru sellest hoolimata. Aitüma. Palun vastake veel viimasele küsimusele, enne kui me lubame täna ka
Gregorianuse koraalidel kõlada Kuku raadio eetris. Te pöörasite oma palge katoliikluse poole, miks mitte islami poole? Euroopa kultuuri aluseks on kristlik kontseptsioon universaalsest jumalinimesest. See tagab kõige kõrgema isiksuse arengu. Ma islami juures näen tema jõulist joont, kuid ma olen islami maades olnud ja elanud ja näinud ja vaadanud seda. Näiteks mina ei tahaks, et abikaasa oleks alistatud naine, kellel ei ole oma tahet. See solvab minu väärikust. On nii. Ainult siis, kui naisinimene, naissoost inimene, kui inimisiksuse teine poolus on samuti vaba tahte ja teadmisega, siis ei ole solvatud minu au ja minu väärikus. Ma ei talu orjasid. Ma tahan, et teise inimese, ükskõik kelle, suhe minusse oleks teise vaba tahtega, mõistusliku olendi, teadlik ja vabatahtlik suhtumine minusse. Ori solvab mind. Ma ei vaja orjasi. Ma tahan suhelda vaba inimesega. Selle tõttu mulle ei meeldi pimedad jüngrid. Mulle meeldivad niisugused minu õpilased, kes suhtuvad minusse kriitiliselt, kes pärast loengut teevad mulle peapesu isegi kui vaja on. Neid õpilasi ma hindan eriliselt. Nii et selle tõttu, et islami raamides, islam on küll suur jõud ja ma näen, et see on rahvuse suur jõud, kuid islami raamides ei saaks minu isiksus areneda faustiliseks õhtumaa isiksuseks. Ma ei saa oma kultuurist minna tagasi. Islam on rändhõimu religioon, kristlus on isiksuse religioon. Selle tõttu on kristlus kõrgeim aste religiooniloolises ilmutuses. Mis asi on rist? Me unustame risti usus ära selle, et kristlane on see, kes vabatahtlikult jaatab kannatust kui elu vältimatut osa ja kannatust kui seda tuld, milles me küpseme isikuteks. Elu on üldiselt rist ja kes tahab risti vältida, see Kristus ütleb, kes tahab minu järel käia, võtab oma risti ja kannab seda. Ja selle tõttu kristlaseks olemine on väga ränk. Ja kui Kristus täielikult matkida, see meie elus viib 3 aastaga sind lõpliku konflikti kõigega, sest Kristus ju läks kõigiga konflikti, on nii. Teisi sõnu, kristlik jäägitud tõe armastus ja selle otsene väljaütlemine viib ristile. Ja mina pean tunnistama siin ja ei karda seda tunnistada, see on tõde ja see on aus öelda. Mina olen säilitanud ennast ka ikka sel teel, et kui ma kristlusega liiale lähen, siis päästan ennast sellega, et ma salgan Kristust vähemalt tegudes. See tähendab, ma ei käitu enam nii nagu Kristus. Sest kui käituda nii nagu Kristus, siis tulevad konfliktid. Me teame, et ta käitus väga järsult. Härra Laigna, enamus küsimusi jäi kahjuks täna vastamata sellel põhjusel, et ma ei suutnud neid esitada. Nii ongi õige, sest et härra Laigna ei ole kõikidele küsimustele vastaja, ma võin avaldada ainult oma arvamust. 2 korral sooviti, et teie loengud Kuku raadio teemal, Kuku raadio laineil jätkuks ja ühel juhul küsiti, kus teie loenguid kuulata võib. Oskate te selle kohta midagi öelda? Inimene plaanitseb, Jumal juhib. Kui läheb kõik meie plaanide kohaselt ja Jumal õnnistab neid plaane, siis mul on soov sügisest kevadeni lugeda regulaarselt Tallinnas keskaja kultuuri üks kursus. Ma tänan. Ja nüüd Gregorianuse koraal meie tänase vestluse lõpetuseks. Aitäh kuulamast!